Kultuur 2020, mis juba mõni aasta tagasi Eestis sai kokku lepitud, peaks olema selline arengudokument, mille järgi käituda, ütleb seda, et eesmärgiks on see, et aastaks 2020 on kõrgharidusega riigi käest palka saava kultuuritöötaja miinimumtöötasu võrdne Eesti keskmise palgaga. Kui me vaatame, mis see seis, siis tegelikkuses on 2015. aastal oli see seis üsna nukker. Kultuuritöötaja miinimumpalk oli üle 330 euro jäänud maha Eesti keskmisest palgast ja see vahe oli viimastel aastatel järjest suurenenud. Mõnes mõttes võiks öelda, et see vahe esimese hooga näis püüdmatu. Mis me oleme nüüd siin 2 aastat teinud, on see, et me oleme nui neljaks seda eesmärki püüdnud täita, mis kirjas on. Sel teemal on olnud ka üksjagu arutelusid, et mida see valdkonnale tähendab, kui miinimumpalk tõuseb. Aga tänaseks on kokkulepped sellised, et käesoleval aastal tõusis 13,5% ja 13,5% on see, mis on vaja selle jaoks, et aastaks 2020 prognoositavale Eesti keskmisele järgi jõuda, et nagu näha, see prognoositav on 1375. Viimaste värskendatud andmete järgi räägitakse ka 1399 ehk sisuliselt 1400 eurot. Kuna keskmise palga kasv on ka üsna kiire, siis on selge see, et see samm, millega järgi liikuda, kuna mahajäämus on nii suur, peab olema kordades suurem. Ja 13,5% on aritmeetiliselt see keskmine, mis peaks iga aasta tõusma, kui arvestada, et 2016 kuni 2020 oleks võimalik seda tempot hoida. Ja 8 aastaks on selle jaoks meie poolt vahendid leitud, 830 tõusis ta selleks aastaks, järgmiseks aastaks on ka valdkonnaga kokkuleppe olemas, tõuseb 942-ni. Ja tõsi, me saame seda lõplikult kinnitada siis, kui Riigikogu on kinnitanud riigieelarve ja siis sõlmida ka ametiühingutega palgakokkuleppe. Ja täpselt samamoodi kavatseme edasi minna ka 2018. ja 2019. aastal, kus selle jaoks on tulenevalt uuest koalitsioonileppest olemas ka täiendavad vahendid, mis annab võimaluse mitte tõsta ainult miinimumpalka, vaid tegelikkuses mõnel määral tasandada ka ülejäänud neid, kes jäävad sellest kõrgharidusega miinimumi saava töötaja skoobist välja, ka mõnevõrra tasandada nende inimeste palkasid. Loomulikult tähendab see seda, et kõrgharidusega miinimum protsentuaalselt tõuseb kindlasti rohkem. Seda, et me suudaksime kogu sektoris anda palgatõusuks juurde vahendeid 13,5% aastas, seda me ilmselgelt ei suuda. Et see on ikkagi kordades väiksem see, mis on keskmine palgatõus. Aga miinimumiga on tõepoolest tänaste kavade järgi võimalik aastaks 2020 sellele tasemele jõuda, mis kunagi eesmärgiks on püstitatud. Ja ma arvan, et see peab olema meie eesmärk, sest kui me seda valdkonda ise ei väärtusta, siis juhtub täpselt see, mis siin mõni aasta tagasi juhtus, ehk siis tegelikkuses me deklareerime pidevalt seda, et selles valdkonnas töötavad tippeksperdid peaksid saama korralikku palka, aga nad seda mitte ei saa.